Tere! Olen Sirle Pihlak, Lääneranna gümnaasiumi õpetaja abi. Loen teile ette Hasso Krulli raamatu Kiisuke ja veeuputus. Paksus metsas elas Kiisuke. Tal oli seal oma maja. Maja oli kõrgel puu otsas. Majal oli 2 akent, üks ida, teine lääne poole. Hommikul vaatas Kiisuke idapoolsest aknast, kuidas päike tõuseb. Õhtul vaatas ta läänepoolsest aknast, kuidas päike loojub. Ühel hommikul vaatas Kiisuke, kuidas päike tõuseb. Äkki kuulis ta akna alt röhatust. Kiisuke vaatas alla ja nägi, et seal seisab metssiga ja vaatab üles. Tere hommikust, ütles metssiga. Kas sa tead, Kiisuke, mis päev täna on? Kiisuke jäi mõttesse. Minul on täna vist kolmapäev, aga sinul? Kas sinul on juba neljapäev? Ühmas metssiga. Sel pole tähtsust. Võib-olla neljapäev, võib-olla teisipäev. Ma tulin sulle ütlema, et täna on eriline päev. Täna algab suur veeuputus. Kiisuke imestas nüüd väga. Veeuputus? Kas vesi tõuseb kõrgele? Minu maja on üleval puu otsas. Kui kõik jääb vee alla, ei ulatu vesi ikkagi minu majani. Võib-olla ei ulatu, aga võib-olla ulatub, vastas metssiga. Meie läheme mägedesse, seal on palju loomi ja laev. Kui tahad, tule meiega kaasa. Mägedesse minna Kiisuke ei tahtnud. Ja metssiga läks ära. Aga me tuleme sind vaatama, hüüdis ta puude vahelt. Siis oligi metssiga läinud. Kiisuke sõi hommikust. Siis vaatas ta multikaid. Siis pani kokku ühe pusle. Siis luges raamatut. Lõpuks hakkas Kiisukesel igav ja ta ronis puu otsast alla, et metsas natuke jalutada. Pehme sambla sees oli mõnus astuda. Seal kasvasid mustikad. Kiisuke sõi neid. Äkki läks taevas pilve ja vihma hakkas sadama. Vihmavarju Kiisukesel polnud ja ta jooksis ruttu koju. Vihma sadas kõvasti. Kiisuke luges veel raamatut, pani kokku veel ühe pusle ja vaatas veel multikaid. Siis läks ta akna juurde. Vesi oli tõusnud päris kõrgele ja maad ei olnud enam näha. Mis ma nüüd teen, mõtles Kiisuke. Ta võttis suure kohvri ja pakkis sinna sisse oma raamatud ja pusled. Siis pani ta kohvrisse ka hambaharja ja käteräti. Ta läks läänepoolse akna juurde. Kõik oli juba pime ja loojuvat päikest polnudki näha. Vesi tikkus tuppa. Nüüd haaras Kiisuke kohvri ja ronis kõrgele üles puulatva. Ümberringi oli väga pime. Taevast langes pahinal vihma ja Kiisuke sai kohe märjaks. Äkki märkas ta eemal musta öö sees tulukest. Tuluke kõikus. See on laev, mõtles Kiisuke ja hüüdis. Hei, ma olen siin! Aga vihmavadinas polnud tema häält kuuldagi. Mul on vaja taskulampi, mõtles Kiisuke, aga ma unustasin selle tuppa. Ta ronis ettevaatlikult allapoole. Tuba oli vett täis. Kiisuke võttis julguse kokku ja sukeldus. Kõik asjad toas olid juba vee all. Siiski leidis Kiisuke oma taskulambi üles. Tore, et see on veekindel lamp, mõtles Kiisuke ja vajutas nupule ja lamp süttis põlema. Ta ronis puulatva tagasi ja vilgutas lampi. Laev tuli ligemale. Laevas oli metssiga ja hulk teisi loomi. Hüppa peale, Kiisuke, hüüdis metssiga. Me sõidame mägedesse. Kiisuke hüppaski laeva. Mägedes olid koopad. Koobastes põlesid lõkked. Lõkke ümber istus palju loomi. Kiisuke lõdises, aga lõkke ääres hakkas tal soojem. Ta pani pea alla oma kohvri ja jäi magama. Hommikul ärastas teda metssea hääl. Tõuse üles ja tule välja vaatama. Kiisuke tõusis üles. Vihma ei sadanud enam, aga igal pool ümberringi laius veteväli.
maa ja mets olid üleni vee all. Mäenõlvadel põlesid lõkked. Märjad loomad kuivatasid end ja küpsetasid tuha sees kartuleid. Ei tea, millal vesi alaneb, rääkisid nad. Veeuputus kestis 40 päeva. Siis vesi alanes. Kiisuke läks metsa jalutama. Kõik oli veel märg ja puude all olid suured loigud. Kiisuke libises ja kukkus porilompi. Plärts! Järgmisel päeval oli taevas selge. Päike paistis palavasti. Mine nüüd oma kodu vaatama, ütles Metsiga. Kiisuke kõndis läbi aurava metsa. Ei tea, kas minu kodu on veel alles, mõtles ta. Kiisukese kodu oli alles, aga kõik asjad olid märjad. Kiisuke riputas oma tekid, padjad ja voodilinad puuokstele kuivama. Äkki kuulis ta metssea häält. Kiisuke vaatas alla. Sa unustasid oma kohvri maha, ütles Metsiga. Ma tõin selle nüüd ära. Kiisuke oli väga rõõmus, sest kohvris olid tema pusled ja raamatud. Õhtul pani Kiisuke ühe pusle kokku, luges raamatut ja vaatas multikaid. Siis läks ta läänepoolse akna juurde. Päike loojus ja taevas oli erepunane. Tore, et veeuputus läbi sai, mõtles Kiisuke. Nüüd võin rahulikult magama minna.